Tere tulemast bränd nimega Sina järjekordsesse laivi. Meil on iga kord väga erinevatest valdkondadest inimesed, kes meil on silma jäänud sellise tugeva persooni brändiga oma valdkonnas. Ja täna me räägime kinnisvara valdkonnast, aga enne kui me läheme meie põneva külalise juurde, siis mõne sõnaga meist, kui me veel kohtunud ei ole. Tere ka minu poolt, rõõm teid järjekordses laivis näha, aga kui me ei ole veel selle 43 laivi jooksul veel sinuga tuttavaks saanud, siis mina olen Alessia Saue, olen Goal Marketingi strateegia koolitaja, olen aastaid tegelenud ettevõtlusega ja väga-väga usun sellesse, et inimesed alati ostavad inimeste käest ja inimeste pärast, mitte nad ei osta tooteid ja teenuseid brändide käest. Ja sellepärast me räägime ka persooni brändingust väga erinevatest valdkondadest ja kui sa oled meid eelnevalt ka jälginud, siis kindlasti paneb tähele, et persooni brändingu puhul on üks hästi oluline asi, on see kirg, mida ma usun, et ka meie tänasel vestluskaaslasel väga-väga palju. Ja minu nimi on Evelin. Mina olen ka väga-väga pikka aega tegelenud müügi ja turundusega erinevates rahvusvahelistes organisatsioonides ja siis viimased paar aastat olnud ettevõtja. Ehk siis igapäevaselt aitan väiksemaid ja suuremaid kliente brändinguga, persooni brändinguga, sotsiaalmeedia ja kõikide teiste teemadega, sellepärast et inimesed ei osta ainult tooteid ja teenuseid, vaid lugusid nende taga. Ja need lood on seotud väga paljuski inimestest ja meie laivide eesmärk, miks me neid teeme, ongi inspireerida ka teid, et persooni brändingust on kasu tegelikult absoluutselt igas valdkonnas. Aga meie tänane külaline on Kairi ja Kairi, äkki sa räägid põgusalt endast, et kuidas sa sattusid kinnisvara valdkonda ja kui kaua sa oled tegutsenud seal juba? Tere, minu poolt ka. Teile ja tänan kutsumast mind siia. Olen väga meelikutud. Ja mina olen siis Kairi vanem ja töötan hetkel Uusmaa kinnisvarabüroos ja olen kinnisvaras töötanud kokku tänaseks 10 aastat. Ja alguse sai see niimoodi, et peale oma poja ilmale tulekut mõtlesin, et tahaks midagi teha, aga ma leidsin, et kellaajaline tööl käimine kuidagi on nagu lapse kõrvalt natukene nagu keerukas. Ja siis mul oli paar head sõbrannat tegelikult sellel ajal, kes tegutsesid kinnisvaras ja nad ütlesid, et ma ei tea, et see on küll nagu super koht selleks, kui sa oled lapsega kodus, et sa saad oma aega nagu sättida ja toimetada. Ja siis ma mõtlesin, et kuna ma varasemalt olin müünud luksusautosid, võib-olla mõni mõtleb, et mida see naine oskab autodest ja teab, et ma tean päris palju autodest, autode hingeelust ja siis tundus kuidagi, et mis asi see siis nagu kinnisvara pole müünud, ma juba nagu autosid olen müünud, et siis müün kinnisvara ja läksin siis proovima ja see käivitamine võttis tegelikult natukene aega, aga samas ütleme nii, et tänaseks mina isiklikult endale paremat ala ei kujuta nagu ette, et ma olen nagu väga õnnelikus kohas oma valikutega tänases elus ja ma loodan, et see jätkub. Seda, et sa teed oma tööd kirega, paistab kindlasti ka välja, sest et sul on ka erinevaid auhindu ja sind on tituleeritud ja igasuguste põnevate ka Uusmaa poolt siis erinevate tiitlitega. Aga kui alguse juurde korra veel tagasi tulla, et ega kinnisvara on ka ju väga selline konkurentsitihe valdkond, et mida sa pidid alguses tegema selleks, et nii-öelda ennast tõestada selles valdkonnas, see oli ju täiesti uus valdkond sinu jaoks, alustasid nullist nii-öelda? Alustasin nullist ja selles mõttes, et need firmad, kust mina alustasin, täna mulle tundub, et kinnisvarafirmades on paremini nagu lahendatud uute inimeste valdkonda tulek. Aga mina tollel hetkel läksin kinnisvarasse niimoodi, et sisuliselt isegi kui ma küsisin kolleegilt abi, siis ma sain nagu, et sa ise hakkama. Et see oli nagu keeruline natukene aga võib-olla minu kinnisvara teekond oli selles mõttes natuke teistmoodi kui teistel, et ma tegelikult alustasin ühe luksusbrändi loomisega kinnisvara maailma, et Real ja Luxury oli kunagi selle brändi nimi. Ja kuna ma olen ka turundust õppinud EBS-is, siis kuidagi see oli loomulik, et nad tegid mulle ettepaneku, et ma võiksin hakata
turundama ja välja töötama sellist luksuskinnisvara brändi. Ja tegelikult alguses ma tegingi hoopiski turundust ja nii-öelda siis tõin seda brändi ellu. Ja mingil hetkel ma mõtlesin, et okei, et ega tegelikult oleks vaja nagu raha hakata teenima, et siis võiks vaadata nagu müügi poole. Ja kuidagi sealt läkski nagu sujuvalt üle tegelikult see, et ma nagu evisin seda luksuskinnisvara brändi ja kuidagi, vaata, see on ikkagi see külgetõmbejõud, et see, mida sa lood, see tuleb sulle tagasi ka. Ja kuidagi sealt hakkaski nagu minu teekond pihta, et ma hakkasin tegelema päris algusest kohe tegelikult nagu luksuslikuma kinnisvaraga. Ja pean ütlema muidugi, et aasta siis oli 2000 äkki 11, 12, äkki 13, jah, 10-11, et siis tegelikult Eesti turg ei olnud veel valmis sellisteks varadeks. Et siis oli niimoodi, et ikkagi kui panid mingi kalli 2-3 miljoniga maja müüki, siis müük võttiski aega ja mõtlesin, et issand jumal, et kust kohast see nagu raha hakkab lõpuks nagu käima, et tehinguid ju ei toimu lihtsalt. Aga et see võttiski nagu oma aja ja nüüd tänaseks tegelikult on see luksuskinnisvara turg jõudnud nagu siis Eestis nagu järgi, et sinna on täitsa nagu juba täna üht-teist müüki panna ja müüa. Et jah, et minu algus oli jah sealt. Sa vähemalt viimased aastad oled aktiivselt need ilusad ägedad majad ka sotsiaalmeedias teistele näidanud ja oled olnud üldse väga nähtav ja aktiivne oma tegutsemistega. Et kuidas sa seda hindad, et kui palju see sind igapäevases töös aitab ja kui sul päriselt tulevad ka kliendid läbi sotsiaalmeedia ja ostavad seda kallist kinnisvara? Päris aus tagasiside, siis ma arvan, et mul päriselt ostjaid ei tule läbi sotsiaalmeedia nendele konkreetsetele majadele. Aga mida võib-olla sealt kaudu võib tulla, on objekte nagu müüki, selles mõttes, et iga luksuskinnisvara omanikul on keegi sõber, kes on kuskil sotsiaalmeedias, kes on nagu näinud ja ikka nagu ütleb, et kuule, et ma ei tea, et see maakler näiteks müüs sellist maja on ju, et ütleme, et pigem on see rõhk nagu tõesti sellel nagu teavitusel, et ma tegelen selliste asjadega ja nagu, et tuleb müüki saada objekte, et mulle tundub täna, et võib-olla nagu ütleme, võib-olla LinkedIn on üks kanal tõesti, kust on tulnud ka mõndadelt klientidelt nagu päringuid mõne kallima vara kohta. Tehingut ei ole tulnud, aga selles mõttes, et aus vastus on jah see, et tundub, et võib-olla ilmselt on see ka see, et Facebook ju sa, ütleme Facebook või Instagram, et kui sa postitad, siis see levi teate ise on suht nagu piiratud, on ju, et sul on ikkagi need sinu tuttavad, kes nagu näevad, et pigem mulle tundub, et võib-olla LinkedIn on selles mõttes natukene nagu laiem platvorm, mis jõuab võib-olla sellistele nagu sihtgruppidele, mida mul oleks vaja nendele objektidele. Sa kasutad täna päris aktiivselt neid sotsiaalmeediakanaleid, et kas sa oled seda teinud juba pikka aega ja kuidas sa sinna jõudsid, et meile tihti öeldakse, et see on nii raske, see on nii õudne, meil ei ole aega selle jaoks, et kuidas sina endale selle oled lahendanud? Ja tead, see ongi üks igapäevane võitlus. Selles mõttes, et see nagu päriselt on, et kui sul, ütleme niimoodi, kui sul näiteks on, ütleme vähem võib-olla igapäevatoimetusi, kui sul on nagu rohkem võib-olla aega, siis sul jääb üle rohkem aega sellega tegeleda. Sest olgem ausad, ilmselt nii teie kui mina tean, et see sotsiaalmeedia tegelikult on täiskohaga töökoht. Et kui sa tahad seda hästi teha järjepidevalt, on ju, olla sisutihe, mõjuda, siis tegelikult sa pead tegema seda järjepidevalt ja selleks peab olema tegelikult iga nädal või siis teedki üks kord kuus kõik kuupostitused ette ära, eks ju. Et mina nii tubli veel ei ole olnud, ma ei ole seda süsteemi suutnud endale veel nii hästi välja töötada, see on mul selle aasta plaanides kirjas. Aga eks see päris aus olla, siis muidugi alguses isikuna ma võin tunduda väga ekstravertne, aga tegelikult mulle meeldib ikkagi nagu isiksuse privaatsus selles mõttes nagu rohkem, et ma tegelikult ei tahaks oma isikut nii väga võib-olla nagu jagada, aga samas ma sain aru, et päeva lõpuks on minu enda mingisugune takistus või probleem, mille ma pean ületama, see on ainult minu sees, et teised seda niimoodi ei tunne ja ei taju.
et kui mul on midagi öelda, mida ma tõesti tunnen, et selle minu valdkonnas käivate küsimuste kohta võiks inimestele huvi pakkuda, on ju võib-olla asjad, millega nad igapäevaselt ei ole kursis, aga võib-olla minu kiire ülevaade näiteks või mingid asjad võiks teid huvitada, et siis niipidi nagu asjale mõeldes, siis ma sain nagu sellest takistusest üle enda jaoks. Ja tänaseks ongi tegelikult niimoodi, et tegelikult on võitlusaja ja ütleme nendes, et selle sotsiaalmeedia turunduse osas nagu päris suur, et ma juba ausalt öeldes 2 kuud võtan aega, et teha järgmist videot, ma teen järgmine nädal, ma teen ja siis jälle maaklerina sul tuleb nii palju päeva, sajab sisse asju, mida sa tegelikult ette pole planeerinud ja lihtsalt ei ole aega, mõtled, okei, see kolmapäev ma teen ja siis juba vaatad jälle kolmapäeval on tulnud nii palju asju sisse, et ühesõnaga see on mul plaanis, et välja mõelda täpselt, et mis skeemi järgi seda ikkagi teha, sest ma arvan, et see on ikkagi mega vajalik ja ma kindlasti ei ole selles mõttes kõige eeskujulikum selles osas, et ma saaks palju-palju paremini, mõtteid on palju, aga nüüd on see vaja kuidagi ära nagu kaardistada, et kuidas on kõige efektiivsem, aga samas postituste juures, ma saan aru, on see ka oluline, et ütleme, kui sa oled maakler, siis väga paljud inimesed ei osta iga päev kodusid ja nad tegelikult, mulle vähemalt on jäänud mulje, et nad ei ole kogu aeg huvitatud mingist kinnisvaraalasest postitusest, et müüa maja, müüa korter, et sa võid mingi hetk hakata inimesi nagu tüütama. Et nüüd ongi, et kuidas siis leida see selline sümpaatne nii-öelda siis tasakaal nagu selle vahel, mis sa pakud inimestele oma lehel ja see, et see iga peale tükivaks ei muutu. Et see kõik kuidagi kujuneb nagu ajaga välja, aga selles mõttes jah, kui sa küsid, et kuidas ma seda olen jaotanud, siis ma ei ole veel ideaalses vahekorras oma sotsiaalmeediaga kindlasti, aga ma liigun sinna poole. Jah, ma loodan, et ühel päeval on see nagu hästi välja töötatud. Aga sa oled vähemalt nagu plaanidesse võtnud ja seda kirja pannud, et see on hästi oluline ja ma arvan, see on väga hea näide, et kuna sina oled teinud pigem teistsuguses formaadis nagu paljud teised maaklerid on nagu pigem kogu aeg pildis, aga väga vähese intensiivsusega, ehk siis nagu läbi story'de, läbi nagu sellise nagu igapäevase postitamise, siis sina on nagu pigem selline kord kuus, mina olen näinud sellised väga head ja põhjalikult turuülevaated, mis tegelikult annab, ma arvan, 1 kord kuus rohkem väärtus kui selline nagu igapäevane väikeste nagu dooside manustamine ja sulle võib olla kindlasti hea teada, et on olemas selline sõbra valem olemas, mis räägibki sellest, et tihti ei ole oluline, et see järjepidevus oleks nagu iga päev olev pildis, vaid sõltub paljuski sellest, et kui pikalt sa inimestega suhtled ja kui palju sa neile ka sellist väärtust annad. Aga räägi natuke nagu ka sellest, et kui palju Uusmaa teid sellisel eneseturundamise persoonibrändingu teekonnal toetab, kas see on sinu enda initsiatiiv ja kõik tuleb ainult sellest, kui aktiivne sa oled või on teil selline ettevõtte poolt loodud programm või koolitus või tingimused selleks? Uusmaal tegelikult on väga palju välja töötatud just uute tulijate sellist abi nii turundusel kui käivitamisel, müügi käivitamisel, ja meil on terve suur turundusosakond, kes tegelikult on alati valmis mõtteid sinuga kaasa mõtlema ja meil on oma nii-öelda siis sotsiaalmeediakuru, et kes on ka igal hetkel valmis arutama ja nii-öelda käed külge panema, et tegelikult kui inimesel on enda initsiatiiv olemas, siis Uusmaa poolt on tegelikult täistugi selleks olemas. Aga on lihtsalt igaüks peab välja mõtlema nagu enda näo, et mis on tema käekiri, sest ma olengi aru saanud, et kui me räägime nagu isiklikust isikubrändist, et siis on see isikubränd ehk et see ongi see, mida sina oled, eks ju, et see, mida sa oskad või see, mida sa suudad nagu ilma, ütleme siis ponnistusteta võib-olla või nagu, mis tuleb sulle loomulikult.
et see, kes sa oled, et see ilmselt töötab nagu kõige paremini ja seda sa ei pea pingutama endast välja. Et kui sa oskad nagu leida sellise oma, et sa tunned ennast mugavalt kõigest sellest, mis sa oled, mis sa teed, on ju, et siis tegelikult sul tulevad kõik asjad nagu suht lihtsalt välja ka mõneajase praktika järel. Natuke on vaja lihtsalt harjutada. Aga ja, et Uusmaa kindlasti aitab, et lihtsalt kui ma vaatan uusi alustajaid Uusmaas, eks ju, siis võrreldes eelmiste firmadega, kus ma olen olnud, et siis siin on kindlasti see alustajate erinevad programmid on nagu väga tugevad, et kindlasti saab igaüks, kes vähegi tahab, saab endale jalad alla ja saab toimetama hakata. Sotsiaalmeedial on hästi-hästi tugev roll persooni brändingus, aga neid erinevaid kanaleid ja võimalusi, kus nähtav olla, on ju veel. Ja kinnisvara on seotud väga palju ju müügitööga ja müügitöö omakorda networkinguga, et kui palju sina oma töös kindlasti kasutad ju väga palju, aga on sul mingi süsteem ka, et kuidas sa oma võrgustikku kasvatad või kuidas sa sellega tegeled täpselt? Ma saan aru küll, mis sa mõtled. No ütleme niimoodi, et see on jälle üks punkt, mis on mul kirjas, et ma pean hakkama sellega tegelema regulaarselt ja teadlikult. Et praegu ta on tegelikult, ma tunnistan, et mul ei ole kõik ideaalne veel selles vallas, et ma olen selle peale mõelnud ja ma olen selle nagu vajaduse tuvastanud endas, et tegelikult see peaks olema nagu regulaarne ja välja mingi süsteemi alusel on ju, või nagu, et kuidagi jah, et iga kuu lisad sinna siis ütleme, kas siis näiteks tehtud tehingute müüjad, ostjad on ju, näiteks kui käidki mingitel üritustel või kuidagi, et sa nagu saad seda kasvatada, sest tõtt öelda tõesti ma olen tähele pannud, et mingi osa ta kasvab, kui sa selle kriitilise piiri tuttavatest täis, aga siis tegelikult edasi mingist numbrist hakkab nagu, ütleme, kui siin veel ühiskond suht suletud ka on ja sul ei ole väga palju füüsilist võimalust inimestega tutvuda, et siis tegelikult see ei kasva enam sellise mühinaga ja tänapäeval ikkagi väga paljud võõrad inimesed sind lihtsalt sõbraks ju ei pane, et hakata sind nagu jälgima. Et selles mõttes ma arvan, et see saab kasvada kindlasti läbi ühendusest ühte või teistpidi oldud kontaktide. Ja teine võib olla siis lihtsalt, ongi nagu LinkedIniski, et lihtsalt nagu tööalaselt ütledki, et tere, et ma tegelen sellises valdkonnas, on ju, et ma saan teile nagu olla kasulik, et siis juba sõltub, kas inimene on huvitatud sellest valdkonnast ja sinuga nagu sõbralistis olemast või mitte. Et hetkel on see jah, selles mõttes sellises vallas, aga ma ütlen jah, et see kindlasti on niisugune oluline punkt, millele ma ka see aasta keskendun. Vaata, kui põnev, et me muudkui jõuame. Ja, ütleme nii, et tead, mis selleks aastaks ma lihtsalt ise tunnen, ma olen nüüd 10 aastat olnud selles kinnisvara valdkonnas, et see ratas on täna minu jaoks nagu ütleme selles mõttes nagu tööle saanud, et ma saan aru nagu, et mida mul on vaja, milleks teha. Ja vaata, see ongi, et kui sa saad enda jaoks sellise kriitilise ratta nagu ütleme nagu pöörlema mingis kiiruses, siis hakkavad sinuni jõudma arusaamised, et okei, mul tegelikult on vaja nagu edasi liikuda siit, sinna, et mul on vaja teha seda selleks, et jõuda sinna, kas siis efektiivistada tulemusi, efektiivistada müüki, et kõik need, ütleme, et sa hakkad tundma, et sul on vaja mingit süsteemsust. Et selle aasta vahetusel ma kirjutasin 4 A4 endale erinevaid eesmärke ja see oli väga pikk. Palusin lapselga, ütlesin nii, paneme nüüd kirja selle aasta eesmärgid, siis laps pani 10, väga tublisti 10 eesmärki ja siis emme kirjutas 4 A4, siis et mul tuli nii vähe, mõtlesin, kuule, sul oli väga hästi juba nagu lapse kohta. Kas sa nendele eesmärkidele panid mingisugused tähtajad ka või lihtsalt selle aasta lõpuni? Ei pannud ja varsti ongi jaanuar läbi ja ma tunnen, et appi, mul lihtsalt füüsiliselt pole ikka aega sellega tegeleda, et tegelikult ma pean selle lähiajal võtma käiku, et ma pean, tegelikult on vaja panna nagu kuupäevad ja lihtsalt aeg lihtsalt jookseb nagu meeletu kiirusega. Tegemist on toimetamist on palju ja kuidagi nii lihtne on ju, et järgmine nädal. Tundub, et sa oled meie laivi väga õigel ajal sattunud, et nüüd on sulle võimalus kõikidele meie kuuledele välja lubada, et sa need eesmärgid ellu viid, et see on kindlasti üks väga efektiivne viis, kuidas erinevaid eesmärke ja suuri eesmärke saavutada. Et meil on kindlasti see 100 laivi projekt, mida me alustasime koroona ajal, on väga hea näiteks, et me
tulime ja ütlesime, et teeme vähemalt 100 laivi. Vahepeal juba tundus, et kuidas me jõuame ikka selle 100-ni. Praegu sa oled juba meil 43-s, et me varsti oleme poole peal, et tegelikult et kui hakkad pihta, eks ju, siis tegelikult ongi, et natuke harjutamist ja alguses on võib-olla ebamugav ja niimoodi, aga siis tegelikult hakkab sul nagu kõik see mõte ja ilmselt teil on veel sadu erinevaid mõtteid, mida te veel tahate siit edasi teha, on ju. Ma eeldan, et see ongi see, et kui sa kuskilt nagu alustad, kõige tähtsam on alustada ja teha seda veel ja veel ja veel ja siis ta juba jookseb nagu ise. Aga on sul seal eesmärkide listis ka midagi muud sellist, mida sa võib-olla tahad jagada meie kuulajatega, et mida sa näed, et on oluline, et ükskõik mis valdkonnas sa töötad, et nii nagu me räägime seda networkingu poolt või mingit niisugust järjepidevust ja regulaarsust, et on seal midagi sellist veel? Sa mõtled veel nagu siis täpselt milles? Veel nagu, et mis tööalaselt sind edasi aitaks, et sa praegu ütlesid, et sa oled 10 aastat teinud, on ju, et sa tunned, et sa vajad sellist süsteemsust ja mõtlesid ka nagu mingisuguseid selliseid eesmärke läbi, et mis võiks sind aidata, on ju, et kas seal on midagi sellist ka, et millest teistel võiks, ma ei tea, ükskõik mis valdkonnas abi olla? No ma mõtlengi, et iseenesest, kui ma ei oska teistest niimoodi võib-olla nagu rääkida, aga ma olen jah aru saanud, et tegelikult kes teeb, see jõuab ja sul on vaja tegelikult ainult nagu tahta ja olla, ütleme siis nagu toimida sellises aktiivses energias, on ju, ja selleks on tegelikult vajagi see, et sa esiteks kasutad, eks ju, kalendrit ja time schedule'it selleks ja tegelikult kõik saab nagu tehtud, aga lihtsalt ongi, et see ajakasutus võib olla, et oleks nagu veel pöörata sellele võib-olla siis nagu rohkem tähelepanu, on ju, ja ette planeerida neid tegevusi võib-olla nagu rohkem, et võtta mingisugune, ongi üks päev kuust näiteks või pool päeva või mõned tunnid ja teha nagu ongi need enda siis nagu plaanid ja kõik see ära, et tegelikult see hoiab päeva lõpuks kokku aega ja sa saad selles mõttes asjad tehtud. Et võib-olla see on see minu tänane nagu arusaamine, kuhu ma praegu nagu sihin, et asjad on vaja ära teha ja ma näen, et kui mina neid ei tee, siis ei tee mitte keegi minu eest. Et see võib-olla nagu jah. Aga kas sul on endal mõni hea eeskuju, kas sinu valdkonnas või mingist muust valdkonnast, kelle puhul sa näed, et ta tõesti nagu väga edukalt tegeleb persooni brändinguga ja see töötab ja see tahaks temalt šnitti võtta? Ja sellega on minul täpselt selline lugu, et ma olen paari inimest korra vaadanud, aga mul on nagu siukene suhtumine või nagu hoiak, et ma põhimõtteliselt ei taha jälgida mitte kedagi. Sellepärast, et ma tahan teha täpselt seda, mida ma tunnen, et ma tahan teha. Et esiteks ma ei taha ennast, vaat see on nagu kirjanikel, et nad ei taha nagu, mitte kirjanikel, vaid pigem maalikuid, et mingid loovi inimesed ei taha näha teiste inimeste loomingut selleks, et mitte saada sellest mõjutatud. Ja mul on kuidagi nagu sama teema, et ma ei jälgi mitte kedagi, et ma teen täpselt seda ja üritan tunnetada seda, et milleks ma valmis olen, mida ma tahan pakkuda ja ma ei taha võrrelda ennast selles mõttes, et kas ma olen parem või halvem või näed, tema tegi nii ja äkki ma peaks ka nii tegema. Et kuidagi sellise sisetunde nagu jälgimine ja võib-olla võtabki mul kogu selle süsteemi loomine sellepärast natuke kauem aega. Et võib-olla kedagi jälgides sa saaksid neid asju nagu otse teed, aga mulle tundub, et ikkagi see on, me räägime isikuturundusest ja sellest, et see, nagu ma ka eelnevalt ütlesin, et see on nagu nii sisetunde teema, et tunnetada seda, et sa kasvad koos selle enda brändiga ja sa tead, et kõik see, mis sa oled teinud, on sinu enda nagu mõeldud, antud ja sa oled kuidagi nagu autentne selles. Ja siis tulevad, ma arvan, kõige paremad mõtted ja kõige paremad teod, et ma ei tea ja selles mõttes ma kahjuks olen selles osas igav, et ma ei jälgi kedagi. Ja ei, selles mõttes täitsa arusaadav, et mida ma veel siit edasi veel küsiks, on see,
et kui sa kedagi jälgid, kas sa selle peale oled mõelnud, et noh, üldse kas siis persooni brändingu, üldse turunduse, et noh, oluline on ka ju eristumine, et kas sa hästi palju oled mõelnud ka selle peale või kuidagi paika pannud, et mis need sinu sellised tugevused või väärtused on või sellised asjad, millega sina nüüd täpselt eristud ja mida sa siis võib-olla kasutad ka võib-olla teadlikumalt? Ma arvan, et turundus ja isik ongi nagu üks ju, ütleme selles mõttes, nagu te ütlesite ka, et inimesed ei osta asju, vaid läbi isikute, kuidas te seda hästi sõnastasite. Et ma arvan, et see on tegelikult ongi niisugune üks tervik ja noh, ma arvan, et ma üritakski olla selles mõttes võimalikult autentne, et oota, ma mõtlen, mis see küsimus täpselt nüüd oli, kui mul läks juba see mõte nagu lappama. Et kas sul on mingisuguseid selliseid tugevusi ja väärtusi, et mida sa rõhutad, et mis sind eristab võib-olla teistest, et milles sa oled nagu võib-olla, mis on sinu sellised? Ma arvan, et seda saab ilmselt hinnata igaüks ise, kes on mind jälginud või minu lehel käinud, et ma pigem arvangi, et see, mis te tõite nagu välja, et ma ise olen lihtsalt seda tüüpi, et mulle ütleme, ei meeldi need väga sagedased postitused, ma olen pigem nagu sisufänn ja nagu selles mõttes ongi, et vähem, aga rohkem ja võib-olla nagu sisu tihedamalt, on ju. Ja ma ei tea, ma selles mõttes mul on nagu, eks mul oma mingisugused ju mõtted on ju, millega ma tunnen, et ma võiks eristuda, aga pigem minu nišš on tänasel turul ongi olnud luksuskinnisvara rohkem ja ma arvan, et see kõik kokku siis võib-olla minu turundusega on see, mis võib-olla mingil määral natukene nagu siis eristab, sest ma ütlen, mida sa soovid, see sinuni nagu tuleb ja kui sa seda välja nagu õhkad ja annad teada, siis ta üldiselt hakkab sinu kasuks nagu tööle ka mingi hetk. Ilmselt nii ta on, jah. Aga sul on ju tegelikult lisaks kinnisvarale ka muud projektid, millega sa tegeled, et kuidas sa neid omavahel kombineerid? Sa mõtled alpakad või? Ja alpaka on ka üks minu suur armastus, et alpakas ma olen ka peaaegu 10 aastat enam-vähem ühel ajal, et vaat see oligi, kui ma alustasin kinnisvaraga, siis mul alguses ei olnud ju kohe tööd. Ja siis ma mõtlesin, et kuidagi nagu aega jääb üle, et mida teha ja siis ma mõtlesin, et leiaks mingi lisatöö ja siis ma läksin CV Online ja nii kui ma nägin, kui esimesel lehekülje peal oli see bränd alpaka ja nad otsisid vist sellel hetkel ekspordijuhti või midagi sellist, siis mõtlesin nii, kirjutasin kohe mingi, ma ei tea, ühe leheküljelise motivatsioonikirja, olingi 2 päeva pärast vestlusel ja juba olin tööl seal. Ja alpaka on siis nagu Eesti bränd, siis poole kohakonda Peruus ja ülejäänud osakond on siis siin. Ja ühesõnaga tegeleb siis alpaka villast toodete tootmisega ja vaipadega ja siinkohal ma kohe ütlen ära, et alpaka on väga armas loom, lama sugulane ja meie toodangus ühtegi alpakat ei tapeta. Et lihtsalt villa on igal juhul kasulikum alpakade pealt saada kui nende nii-öelda siis nahka. Et lihtsalt nad elavad sellistes oludes, kus nad kliima tõttu nagu saavad otsa ja siis kasutatakse nende nahka nagu nii-öelda siis vaipade tootmiseks näiteks. Aga ja seal ma aitan neil samamoodi nüüd juba, me oleme nagu üks suur pere nendega, hästi armsad inimesed, selles mõttes ongi, et lihtsalt üks minu suur armastus, et toredad inimesed, hästi toredad tooted ja mina aitan nendel siis teha kohalikku turundust, üritusturundust, selles mõttes sellist poolt nagu siin ja me oleme nagu ka koos kasvanud ja teinud läbi nende brändi siis nagu imago muutused ja kõik asjad, et see on hästi põnev projekt olnud ja ma loodan, et see jätkub. Aga kuidas sa neid omavahel kombineerid, kinnisvara ja alpaka? Tead, aga ütleme niimoodi, et me oleme neid alpakat on ju alpaka tooteid, salle näiteks, pleede on väga tore olnud kinkida inimestele, kes näiteks meiega tehinguid teevad, eks ju.
siis näiteks meil on olnud vahest projekte, kus kinnisvara arendusfirmad on siis kinkinud uute korterite ostjatele pleede. Et selles mõttes neid ühendamiskohti on päris palju ja nüüd, kui saab hakata üritusi korraldama, siis meil on hästi kena uus showroom siin Maakri tornis all Ultima Thule ja seal on tore teha suuri üritusi ja kutsuda inimesi uut kollektsiooni vaatama ja selles mõttes saab ikka nagu niisugust networki teha. Et sa oled hästi pikka aega turundusega tegelenud, et see kindlasti on ka üks selline oluline teema ju kinnisvaras või kuidas sulle tundub, sest konkurents on ju tihe. Konkurents on mega tihe, vahest mul on niisugune tunne, et iga teine, kes täna vastu tuleb, on kinnisvaramaakler. Kas muud ametit üldse on enam? Et konkurents on tihe ja. Aga räägi sellest ka, et mida sina näed, et kuidas siis ikkagi tihedas konkurentsis ongi, kes jääb ellu, kes ei jää ellu, eks ole, ja et kuivõrd siis ja kuhu kellelgi on soov jõuda. Et sina oled 10 aastat tegelenud ja sul endiselt silmad säravad, et mis su sellised saladused on, et kuidas sa nii kaugele oled jõudnud tegelikult? Ma tänan. No ütleme niimoodi, et ma arvan, et seal, kui ma vaatan, ütleme nagu inimesi, kes tulevad meie näiteks büroosse ja proovivad siis alustada maakleri karjääriga, et tegelikult on päris alguses kohe, no ma ei tea, 1 nädala jooksul näha, kellest saab asja ja kellest ei saa. Et see on tegelikult ikkagi selline isiku omaduste nagu, et sa pead olema julge, sa pead olema ikkagi väga hästi suhelda oskav ekstravertne inimene ja sul peab olema niisugune müügitahe, et see on nagu selles mõttes müüdki igal sammul midagi, kellelegi nagu mina suu lahti teen ja ma hakkan kohe midagi müüma. Endalegi nagu ütleme üllatusena kogu aeg, et issand jumal. Aga ma ei tea, see on nagu selline minu jaoks ikkagi ta on nii minu kuidagi sihuke, nii minu asi, et ma reaalselt, kui ma õhtu magama lähen, ma ei jõua ära hommikut oodata, et ma saaks tööle, et mul on esimene asi hommikul nagu yes, uus päev, go. Et selles mõttes ma nagu reaalselt elan ja hingan seda ametit, et ma lihtsalt nagu niimoodi kaifin seda, et ma arvan, et see ongi see, et lihtsalt mulle kõik sobib, mis selles ametis nagu on ja ma tahan nagu rohkem ja rohkem ja vahest ma mõtlen, et appi ma peaks pidurit tõmbama, et praegult ongi nagu see, et reisida ei saa kuskile ja niimoodi, et pole nagu minna ka kuskile, et siis jääbki üle ainult nagu tööd teha, nagu veel rohkem, et selles mõttes ma lihtsalt nagu päriselt naudin, minu jaoks töö ongi nagu hobi ja puhkus ja kõik, et ma igal juhul, kui mul on valida nädal aega puhkus, siis ma igal juhul teen tööd 100-ga. Et mulle lihtsalt meeldib, et see ei ole minu jaoks töö tegemine isegi, vaid ma lihtsalt nagu, ma arvan, et sa peadki nagu, kuidas see oligi, et kui sa naudid oma tööd, siis sa justkui ei peagi nagu tööl käima päevagi või? Täpselt. Kui töö on sinu hobi. Just, et lihtsalt ma arvan, et mul on nagu selles mõttes nagu hästi läinud, et mul on leidnud kuidagi nagu oma sellise tee selles valdkonnas ja muidugi on konkurentsi on palju ja tuleb uusi ja läheb ja et see kogu aeg, aga lihtsalt ega klientidel ju ka, nad ka ju tahavad inimestega teha koostööd, kellel on pikaajaline kogemus, eks ju, et mitte ma eile alustasin ja siis jälle lõpetasin vahepeal nii, et sa pead olema ise ka stabiilne. Et sa näitadki, et sa selles valdkonnas nagu oled igapäevaselt sees, sa oled usaldusväärne, sa tead, millised ohud võivad valitseda mingit vara müües, millised on jällegi plusspunktid, nagu eelised, et kuidas sa saad oma kinnisvara hinda võib-olla hoopiski tõsta, et see kõik on tegelikult ju see, mida inimene tahab sinu käest, kui ta võtab su tööle maaklerina, et siis sa pead talle andma midagi, mida ta ise ei oska nagu välja mõelda või mille peal ta ise ei tule. Ja ise ju ka usaldad, kui lähed kosmeetikusse, kas sa tahad ju inimest, kes on pikka aega töötanud, et ta teab täpselt, mis on sulle kõige parem ja kuidas saavutada sinu jaoks kõige parem tulemus. Et ma arvan, et see võib-olla ongi, et pikaajalisus ja usaldusväärsuse tekitamine, et eks see minu puhul ka vajab veel nagu tegemist, aga silmad säravad ilmselt sellepärast lihtsalt, et ma nagu täiega naudin nagu igat hetke ja ma tõesti kulutan oma 24 tunnist, ma arvan,
12 tundi kindlasti nagu töö tegemisele. Et noh, väga palju. Jah. Ega ma tegelikult alustasin meie tänast läbi, et erinevatest valdkondadest inimesed on meil juba laivides käinud, aga ma arvan, et üks väga kindel ühine joon neil kõigil, kes nad tegelevad persoonibrändiga teadlikult või mitte, on seesama see kirg, see sära silmades. Ma väga siiralt usun, et kui me suudame üles leida sellist valdkonda, teemad, mis meid niimoodi käivitavad, siis kõik muu tuleb iseenesest, me saame seda teadlikult võib-olla paremini juhtida ja oskuslikumalt planeerida, aga see kirg, mis tegelikult on energia, panebki neid kõiki asju liikuma, et on seda, et sul seda on, näevad nii meie kuulajad kui ka kõik sinu jälgijad ja ka sinu kliendid tulevad sinu juurde just sellepärast, et see on väga inspireeriv seda näha ja ma usun, et see inspireerib ka teisi inimesi, kellel võib-olla silmad veel niimoodi ei sära, vaadata enda sisse ja üles leida seda miskit, mis nende jaoks nii oluline ja tähenduslikkes on. Ma arvan, et selle isiku brändi ja kõige sellega tegelikult on päeva lõpuks on oluline see ka, et kui sa oled inimene, kes suhtleb teiste inimestega tööalaselt, eks ju, siis sa pead olema ise ka selline kõige parem, kui sa oled ise seesmiselt päriselt õnnelik inimene, kui sa oled nagu rahul oma eluga, sellega, kus sa oled, kui sul ei ole mingisuguseid lahendamata küsimusi enda sees, kus sa tõusedki hommikul üles, sa tunned, et sa oled lihtsalt õnnelik, et sa oled uues päevas, et sul on nagu võimalus kõike seda head ja seda energiat, mis su sees on, seda kõrgemat energiat siis nagu jagada nende inimestega ja see päriselt ka see töötab. See lihtsalt töötab nagu müügis, see töötab nagu objektidega, et müüki tuleks, et see kuidagi lihtsalt, ma ütlen, et ma väga suure osa oma igavast päevast või nagu elust tegelikult pühendangi sellele, et vibreerida sellel kõrgemal energialevelil, et see lihtsalt ise oleksid kogu aeg siukene positiivne ja nagu ütleme siis nagu tõeliselt positiivne, mitte lihtsalt nagu, et ma teen nägu, et mul on juba hästi kõik on ju, vaid eks ma olen oma elus teinud ka teatud mõõndusi ja võib-olla mingeid loobumisi sellepärast, aga samas kõik, mis on vaja teha, see on vaja teha selleks, et sa tegelikult nagu oleksid ise nagu paremas kohas ja siis on tegelikult või täpselt ongi nii, et kui sa oled ise õnnelik, siis suudad enda ümber olevad inimesed ja olukorrad teha nagu õnnelikumaks, ja ma arvan, et see ongi väga tore, sest kes sa tahab ikka suhelda mingi inimesega, kes ainult tohib ja viriseb ja leiab mingid ettekäänded igale asjale, et ikkagi kõik saab tehtud ja paremini veel, et see on nagu hästi oluline selle taga. Absoluutselt, et ma usun, et meie oleme sellega 100% nõus ka, aga positiivsete inimestega suheldes aeg lendab ja praegu vaadates kella on 45 minutit läinud nagu niuhti. Lõpetuseks küsime sult veel, et me rääkisime nii palju erinevatel teemadel, et on sul veel midagi, et mida sa kindlasti tahaksid, ma ei tea, meie kuulajatele öelda või anda neile mõne soovituse seoses persoonibrändiga või seoses sellega, et kuidas siis see kirg üles leida? Jaa. Ma mõtlesin natukene selle peale mingi hetk, et ma mõtlen, et inimesed võib-olla võiksid olla julgemad mitmes mõttes, usaldada nagu ennast ja oma sisetunnet ja mitte olla nagu mina alguses olin ka oma mingisuguste enda valehäbide või takistustega, vaid lasta enda loovusel nagu lennata ja mõeldagi nagu boksist välja ja tegelikult ka päriselt hakata nagu mingeid samme selles suunas nagu astuma. Ja tegelikult see on nii äge vaadata, kuidas see mingi hetk see pall hakkab lihtsalt ise nagu minema. Ja siis sul on ka vahest see tunne, et issand, et see pall veereb nagu nii kiiresti ja nii hästi ja nii kes suunas, et issand, kas peaks pidurit tõmbama või mis ma peaks nagu tegema. Et see lihtsalt on nagu hea tunne ja ma ikkagi siiralt arvan seda, et oodata ei ole nagu midagi, et keegi tegelikult ei hakka sinu eest midagi tegema, et sa pead ise hakkama otsast toimetama ja siis võib-olla ongi, et usaldama nagu ennast ja julgema rohkem võib-olla enda nägu, enda sõnade ja tegude taga nagu panna, et tegelikult see nagu toimib ja ma arvan, et see võikski olla nagu selline, et usaldage ennast ja ärge olge nii tagasihoidlikud. Aga suured tänud sulle, et väga-väga tore on olnud vestelda
ja täname ka kõiki meie vaatajaid, kes juhuslikult sattusid poole pealt vaatama, siis otsi kindlasti üles ka YouTube'ist brändnimega Sina kanal ja sealt sa saad siis täitsa algusest peale vaadata ja ka tegelikult 42 eelnevat laivi siis järele vaadata. Ja kellel see persoonibränding rohkem hingelähedane on ja võib-olla on pannud selle oma uue aasta eesmärkidesse kirja, siis kindlasti hea meelega oleme abiks sulle, et inspiratsiooni leiad meie laividest. Kui sellest jääb väheks, siis me ole ise ka 300 lehekülge raamatut kirjutanud sellel teemal ja brändnimega Sina raamatu leiad siis raamatupoodidest või meie veebilehelt. Ja meil on ka lisaks veel nendele, kes tahavad koos meiega seda teekonda läbi teha, veebiakadeemia. Nii et võid ka sellega liituda, et variante on väga-väga palju. Ja kõige oluline ongi see, et sa leiad üles see enda kirg, aga ka pärast seda paned ilusalt paketti sisse niimoodi, et sa aitab sul ka sinu enda isiklikke järgmise eesmärke saavutada. Ka mina väga-väga tänan Kairit ja ka kõiki meie kuulajad ja kohtume nagu ikka järgmisel kolmapäeval kell 4. Aitäh ja mõnusat päeva sulle! Aitäh, nägemist!